Tere tulemast 3D kogudusse. Täna käes on pühapäev, minu nimi on Jakob. Mul on hästi suur privileeg tegelikult olla teie keskel täna siin ja rääkida teile meie DNA seeria teisest osast. Kui eelmisel pühapäeval siin mingil põhjusel 3D koguduses polnud, siis sul on hea võimalus minna pärast seda teenistust meie kodulehele. Seal on see eelmine kõne samamoodi üleval, sa saad teada, millest me täpselt rääkisime. Aga selleks, et osade inimeste mälu värskendada ja teisi inimesi teadvustada, siis ma räägin lühidalt, millest me eelmisel nädalal rääkisime. Ehk siis me oleme praegu sellises DNA seerias, kus me räägime väga selgelt, mis on need aspektid, mis muudavad nagu 3D kogudus eriliseks. Mis on just nagu see identiteet, mis mõne lausega nagu võtab kokku selle, kes me tegelikult oleme kogudusena. Ja me ütlesime siis eelmisel pühapäeval alustasime 4 põhiväärtusega. Ütlesime niimoodi, et esimene väärtus, mis võtab kokku selle, kes me oleme, on tule nagu oled. Me tahame luua sellist kultuuri, kus inimesed on avatud, kus kogudusuksed on avatud. Ja me ütlesimegi sellega, et me avame iseennast. See on see, mis nagu väljendab meid, et me avame iseennast. Siis me ütlesime seda, et parim sõnum väärib parimat esitlust. Me teame, et kristlastena meil on parim sõnum Jeesusest, mis väärib tõesti nagu meie parimat, me esitleksime seda kõige paremal viisil ja me usume seda, et kui me seda teeme, siis nii meie kui inimesed, kes on meie ümber, mõistavad tegelikult, kes on Jeesus, ehk siis mõistan. Kolmandana me ütlesime seda, et igaüks võib muuta. Ja me tõesti usume 3D kogud seda, et ükskõik kes sa oled, ükskõik kus sa tuled, ükskõik kuhu sa lähed, Jumal tahab su elu muuta, sul on see võimalus, see on sinu enda otsus, lõpuks sinu enda valik. Nii et muutuda. Ehk siis, kui me saame sellest aru, siis me tahamegi iseenda elu muuta. Ja viimasena me rääkisime eelmise nädala sellest, kuidas iga samm on tähistamist väärt. Et me ütleme, et kui sa astud vähegi Jeesuse suunas väiksegi sammu, siis me tahame seda tähistada üheskoos. Nii et lõpuks tekkis selline nagu 4. ring või selline elutsükkel, mida me ütlesime, et kui me oleme kristlased, kui Jeesus Kristus on meie elu muutnud, siis lõpuks me iseennast teeme lahti, mõistame sõnumit Jeesusest, küsime, mis Jumal tahab, et me enda elus muudaksime ja siis tähistaksime seda. Ja siis kogu aeg elame sellist elutsüklit, kus me kogu aeg jälle avame ennast ja siis ütleme, tule nagu oled, siis me mõistame evangeeliumi, siis parim sõnum väärib parimat esitlust, siis muudame enda elu, sest igaüks võib muutuda ja siis me tähistame, sellepärast, et iga samm on tähistamist väärt. Nii et see oli see, millest me rääkisime eelmise nädala. Tänasel päeval siis ma tahaksin rääkida järgmisest 5 põhiväärtusest, mis meie kogudusel on. Nii et eelmine nädal oli 4, tuleb see nädal 5. Ja selleks, et kõige paremini seda võib-olla edasi anda, siis ma tahaks esmalt joonistada siia sellise väikse nagu mehikese, kellega ma loodan, et sina täna iseennast samastad. Nii et ma ei ole nagu kõige suurem nagu kunstnik või Picasso, aga ma üritan siia joonistada selliselt, et sa saaks enam-vähem aru, et ma joonistan sellise väikse mehikese siia. Nii, siin on keha, siin on siis pea on hästi suur, millegipärast. Üks käsi on siin allpool, paari sõrmega ja vist on 5. Ja siin on teine käsi siis. Samamoodi, 5 sõrme. Silmad veel ka ja nina ja hästi suur suu. Nii, et sa oled täna siis sina. Ja see olen mina ka, et me oleme kõik need inimesed. Ehk siis, kui me usume seda, et Jeesus Kristus on nagu meid muutnud, siis 2. Korintuse 5:17 ütleb, et kui me oleme Kristuses, siis me oleme uus loodu, et vana on möödas, uus on sündinud ja me usumegi seda, et Jumal on muutunud meid, loonud uueks ja kui sina täna oled siin ja sa ei tunne isiklikult Jeesust või sa mõtled, et sinu elu ei ole tegelikult Jeesus Kristus muutnud, siis see on parim asi, mis sa saad täna teha. Saada kristlaseks, saada tegelikult Jeesuse Kristuse järgiks. Ma mäletan, kui mõned aastad tagasi, nüüd siis umbes 10 aastat tagasi, kui minust sai kristlane, ma julgeks öelda. Eks see ongi Jeesuse Kristuse järgija. Et teate, ma kasvasin üles kristlikus perekonnas ja mu isa on pastor ja mu vanaisa tänasel pühapäeval annab samamoodi enda pastoride üle, kus on rohkem kui 30 aastat olnud pastor. See on päris crazy nagu mõelda sellele. Ma kasvasin üles sellises perekonnas, mis oli nagu ideaalne platvorm, justkui olemaks kristlane. Ja teate, mis? Kuigi ma uskusin Jumalasse kogu aeg ja ma ei mäleta, et ma oleks kahet selles, et Jeesus on olemas või midagi sellist üldse. Ma mäletan, ma olin umbes 5-aastane, palusin, et Jumala, tule minu südamest elama. Siis enne, kui ma sain 15, siis ma tegelikult enda elus midagi praktilisse teinud selleks, et järgneda enda elus Jeesusele. Ma ei elanud tegelikult välja seda kristlaseks olemise elu. Ja selles mõttes, kui ma korraga siis sain 15 ja olin ühes laagris
ja jagasin teistele sellest Jeesusest, keda ma küll tundsin, aga järginud tollel hetkel, siis ma sain aru, et vau, ma pean enda elus täna tegema mingisuguse otsuse. Et kui Jumal on muutnud minu elu, siis see peab ka väljenduma selles, mida ma teen, kuidas ma käitun. Ja tollel päeval ma mäletan, mu elus toimus mingi muutus. Inimesed ütlesid, Jakob, et kui sa tulid pärast tagasi sellest laagrist, midagi oli muutunud su elus. Ja see oligi see moment, kus ma otsustasin teadlikult hakata enda elus Jeesusele järgnema. Ja teate, mis veel selle asjaga kaasnes? Kaasnes see, et mul tekkis suur soov nagu teistele inimestele veel rääkida sellest, kes on Jeesus Kristus. Hästi suur igatsus tekkis see minu südamesse. Ja ma usun, et see väärtus, mis meil 3D koguduses on, et muudetud elud muudavad maailma, võtab selle nii hästi kokku. Kui Jumal on muutnud meie elu, meie südant, siis tegelikult meie elu ei saa jääda samasuguseks, vaid me peame tegelikult viima selle muutuse kõikide nende inimeste juurde, kes tegelikult veel Jeesust ei tunne ja Jeesust nii väga vajavad. Nii et see on see igatsus, mis peaks meie südames tekkima siis sellel hetkel, kui me ütleme, et Jumal on muutnud meie elu. Ja teate, kui sina oled täna selles punktis tõesti, et sa nagu veel kahtled, võib-olla mõtled, sa ei tea isegi, kas Jeesus on olemas ja mõtled selle peale, siis minu nagu lootus, meie 3D kogus unistus on see, et sinust võiks saada ühel päeval kristlane Jeesuse Kristuse järgi. Mitte lihtsalt sellepärast, et meie kogudus kasvaks või areneks, või sellepärast, et sina saaksid tegelikult parimat elu elada, mida Jumal selle kõige, selle universumi looja sul on ette kujundanud. Nii et see on nagu see, mille pärast me tegelikult üleüldse seda kogudust teeme, see on selle, mille pärast tegelikult mina sulle praegu üldse siin midagi räägin. Nii et kui sa veel ei tunne isiklikult Jeesust, siis tänasel päeval on sul võimalik teha see otsus, öelda, ma tahan muutuda, ma tahan, et Jeesus Kristus muudaks minu elu ja sa saad muudetud. Kui aga sa oled osa kogudusest, siis me saame kõik koos rõõmustada. Meile meeldib, et me saame tegelikult olla kristlased, et see on nii suur privileeg, nii suur väärtus. Aga teate, ma tahaks korra nagu panna selle nagu excitementi korra pausile, lihtsalt nagu mõelda korra hästi järgi. Teate, Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatükis 15. salmis, kui keegi armastab mind, siis ta peab mu käske. See teeb, mida ma käsin. Ja see on päris suur väljakutse ausalt öeldes. Kui me ütleme ühest küljest, et me oleme kristlased, me armastame Jeesust, kõik on ilus, panen Facebooki endal mingi staatus, armastan Jeesust. Aga kas tegelikult ka ma armastan Jeesust? Kas see väljendub sellest, mida ma teen, kuidas ma käitun, kuidas ma olen, kuidas ma räägin teistest inimestest, teistele inimestele, kellest? Et see peab kuidagi mu elus väljenduma. Ja tead, sellest lähtuvalt, kui me ütleme, et jah, meile läheb korda see, mida Jeesus tegelikult meil on öelnud, ma jälgin tõsiselt seda, mida Jeesus tegelikult käsi mul teha, siis Jeesus ütles Markuse evangeeliumi 16. peatüki 15. salmis, et minge kõikjale maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Tegelikult see ongi see käsk, mille Jumal on meile andnud, et me muudaksime seda maailma meie ümber. Me muudaksime nagu lihtsalt kõike, mis me saame. Ja tegelikult lõpuks meie ei ole need, kes muudavad, aga me saame selle muutuse esile kutsuda läbi Jumala, kes saab inimesi muuta. Ja me tahame olla lihtsalt need vahelülid, keda Jumal saab kasutada maksimaalselt, et muuta seda maailma siin. Aga tänane küsimus on see, kas tegelikult ka Jumal on muutnud meie elu. Kas me oleme tegelikult muudetud, kas me täna järgneme Jeesusele või me lihtsalt oleme võtnud sellise fraasi, et jah, ma olen kristlane, aga Jumal tegelikult ei ole mu elus midagi teinud. Et ma loeksin ette Markuse evangeeliumi 12. peatüki, kus Jeesus ütleb siis niimoodi, kui inimesed küsivad, aga mis me Jeesus peame tegema, et tegelikult ka nagu kuidagi kajastuks välja see, et me tegelikult armastame sind ja järgneme sulle ja mis me siis peame tegema, siis Jeesus ütleb niimoodi, et kõige tähtsam üldse nagu, see võtab kokku põhimõtteliselt kõik 2 lausega, mis me peame tegema, ütleb niimoodi, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja siis ütleb, et veel on oluline see, et me armastaksime ligimeest nagu iseennast. Ja mingid muud suuremat käsku nendest ei ole. Ehk siis see võtab sisuliselt kokku selle, mis me peaksime tegema, kui me järgneme Jeesusele. Ja kui tõesti me väidame, et Jeesus Kristus on see, keda me armastame ja armastame oma Jumalat kõigega, siis see peab tegelikult väljenduma selles, et meie süda on seal, kus Jeesus igatseb, meie hing on seal, meie mõistus on seal, meie jõud on seal, kus Jeesus tahab. Nii et täna ma tahaksingi selle sama mehikese näitel ja sinu enda ja minu enda elu näitel mõelda läbi need 4 valdkonda, 4 järgmisest põhiväärtusest lähtuvalt, kas meie elus on need asjad paigas. Nüüd esimene asi, millest ma tahaks rääkida, on siis mõistus. Et Jeesus ütles, et kui te tegelikult ka armastate mind, kui te tegelikult ka tahate viia mu plaani ellu ja muuta seda maailma, siis te peate kõigepealt mõistusega armastama mind. Ja ma mõtlesin, ma joonistan sellise väikse aju siia. Ja see aju nagu on alati mõistus. Ja no ta ei ole väike, aga selline ilus aju. Mõistus. Mõistusega armastada.
teate, ma arvan, et 3D kogus on üks selline väärtus nagu ühtsus tuleb ühisest visioonist, mis võtab väga hästi selle kokku. Ja ma ei tea, kas sulle kohe seostub see ära mõistusega, aga ma mäletan, kui ma olin Kaitseväes, teenisin mõningad nüüdseks juba paar aastat tagasi seal ja siis ma tulin tagasi, olin Eestis nagu siin vahepeal nagu täiesti tegin mingeid muid asju ja siis pidin uuesti minema kordusõppustele. 2 aastat oli vahepeal mööda läinud ja kui ma läksin siis Kaitseväkke uuesti ja kohtusin nende samade inimestega, siis korraga nagu mul oli selline tunne, et ma polekski nagu seda vahepealset aega olnud, need 2 aastat, sellepärast, et me olime lihtsalt läinud koos läbi millestki, meil oli selline ühine kogemus, sest me olime teinud neid samu asju, mitte sellepärast, et me olime nagu niivõrd sarnase nagu iseloomuga või nägime sarnased välja, vaid sellepärast meil oli see ühine kogemus, me olime pidanud neid sõdu kuskil vihmastes metsades ja kuskil nagu halva ilmaga kuskil õues passinud tühja. See oli see, mis meil liitis ühte, et me olime teinud nüüd samu asju, me olime muutnud selles mõttes seda maailma seal. Ja koguduses tegelikult täpselt samamoodi. Väga erinevad inimesed, kui sa vaatad täna enda vasakule, paremale, ümber ringi, siis seal on teistsugused inimesed kui sina, ma võin sulle garanteerida seda. Sul ei ole kaksikvenda, see istu seal kõrval. Tõenäoliselt, võib-olla on, siis on super, kui teid on 2. Aga isegi siis tegelikult kõik on erinevad. Ja see erinevus ei ole halb selles mõttes, vaid see erinevus muutub ühtsuseks siis, kui meil on mingisugune sarnane nägemus sellest, milleks Jumal on tegelikult meid siin maailmas kutsunud. Siis me tegelikult tunneme kogudusena sellist suurt ühtsust, siis me tunneme, et vau, me saame koos midagi teha. Ja ma julgen öelda seda, et nii kaua, kui me ei taotle nagu seda Jumala plaani, seda ühtsust kogudusena ka, siis me tegelikult ei täida üldse maksimaalset potentsiaali, mis Jumal on meil andnud. Mõelge, kui me kõik siin täna, kes me oleme, meil oleks oma visioon, oma nägemus, kuidas asjad peaks välja nägema, ja me teeksime kõik iseenda plaani, siis tegelikult tänase päeva sellist asja nagu 3D kogudus ei eksisteeriks. Oleks lihtsalt mingid üksikud indiviidid, kes teostavad enda üksikuid unistusi. Aga tänu sellele, et me oleme 3D kogudus ühel hetkel enda mõistuse nagu kokku võtnud, saame aru, et okei, me peame üheskoos nagu leidma mingi ühise nagu tee, ühise lahenduse, kuidas jõuda inimesteni, kes on kaugel Jeesusest. Tänu sellele ma arvan, me oleme näinud nii paljude inimeste elusid muutumas. Ja lõpuks Jumal on teostanud seda muutust tänu sellele, et tõesti me oleme võtnud ennast kokku, teinud ennast ühtseks, mõelnud välja selle ühe visiooni, kuidas me jõuame inimesteni. Ja 3D kogudus me ütleme seda, et teate, 3D koguduse visioon ei pruugi olla kõikide koguduste visioon ja kindlasti kõikide koguduste visioon ei ole samuti 3D koguduse visioon. Ja selles osas ma lihtsalt julgen öelda, et kõik kogused tõesti ei ole kutsutudki minema võib-olla ööklubidesse privee ja seal pidama enda teenistuse või võib-olla kasutama sellist videovahendust nagu meie täna siin. Aga me teame, et see on meie viis, see on meie vahe, milleks Jumal on meid kutsunud ja me tahame maksimumi anda selles, mis me saame. Nii et täna on võib-olla ka hea aeg sul mõelda, kas tõesti 3D kogudus on see kogudus, mille kaudu sina saad kõige paremini nagu teostada. Kui sa usud sellesse visiooni, mis Jumal on meile andnud, siis tule kaasa, panusta täiega sellesse. Kui sa tunned, et see ei ole see, millesse sina usud, Jumal on kutsunud sind millekski muuks, siis ole seal kuskil mujal ja panusta sinna 100%. Ehitad üles seda sama Jumala kogudust üheskoos. Nii et see on see parim, mis me saame anda. Kui me mõistusega armasta Jumalat, siis lõpuks ühtsus tuleb ühisest visioonist ja see peaks väljenduma siis selles. Et esimene siis mõistusega armasta Jumalat. Teine, mis Jeesus ütles selles samas Markuse evangeeliumi tekstis, ütles seda, et enda jõuga. Ja selle jaoks ma joonistasin selle käe nagu uuesti üle, et siin põhimõtteliselt meie jõud, väike muskel ka siia, väike biceps, et jõuga armastada. Ma ei tea, kas sa mäletad sellist aktsiooni nagu Teeme ära mõned aastad tagasi tuli ja põhimõtteliselt point oli siis selles, et koristada meie enda Eestimaad nii palju kui võimalik. Ja mäletan, et ühel hetkel siis mõned inimesed, kes natuke nagu ei pannud nagu enda käsi, ei löönud külge, siis nad kirjutasid seal kuskil ajalehes, et näed, et kõik on ilus, öeldi, et koristame ära kõik, aga mingisugused 2 suurt prügikotti jäeti minu kuhugi metsa vahele, et miks keegi neid ära ei koristanud. Kui ma lugesin seda, siis mõtlesin, et nii irooniline. Need samad 2 kotti olekski saanud siis ära koristada, kui see sama inimene, kes selle artikli kirjutas, oleks pannud oma panuse ja öelnud ka, ma teen ka ära nagu. Ja see on see põhjus, miks me 3D kogus usume seda, et teenimine on kõikide privileeg. 3D kogudus me usume, et kõik inimestel me peaksime andma enda panuse, meil on oma mingi unikaalne roll, oma enda annid, mis Jumal on meile andnud ja me tahame selle kaudu ehitada üles seda suurt kogudust. Nii et Jumal on andnud meile selle jõu, Jumal on andnud meile need käed ja me ei saa neid lihtsalt paigal hoida, vaid tegelikult me peame neid panustama samamoodi sellesse, et see võiks muutuda. Ja see on see põhjus, miks me 3D kogus üritame siis ka kõikidele inimestele nagu luua sellise platvormi, kus nemad saavad selle visiooni ellu elamiseks tegelikult midagi ära teha.
ja kui sa seni oled võib-olla lihtsalt istunud paigal ja pole midagi teinud, siis minu tänane väljakus on sulle, hakka panustama kaasa, sellepärast et see plaan, mis Jumal tegelikult võib teha läbi meie tervikuna suure koguduse, on palju suurem, kui sa üksi kuskil paigal istudes saaksid teha. Sul on võimalik olla osa millestki suuremast. Tead, kui hea tunne on, kui sa tead, et mina olen samamoodi andnud selle jaoks panuse, et inimeste elud on saanud muudetud. See on nii suur väärtus. Nii et kui me usume, et me armastame Jumalat enda jõuga, ja tõesti läbi selle võime muuta maailma, siis see väljendub sellest, et me teenime kaasa ja me teame, et see on privileeg. See ei ole mingi vastutus või mingi kohustus, mis meile andnud. See on õnnistus, see on võimalus, et me saame seda teha ja me naudime seda, meile meeldib seda teha. Nii et mõistusega armastada, jõuga armastada. Ja kolmas, mis Jeesus ütles, oli hingega armastada. Ja selle jaoks ma ei tea midagi muud, mõtlen, et teeme suu nagu hingeks ja siin siis hing. Hingega armastada. Minu jaoks hing võib-olla võtab kokku nagu kõige paremini selle nagu emotsiooni ka, nagu mis ma nagu välja toon või kuidagi sellise rõõmu või kõige paremini võiks sõnastada. Ma 3 kogus olen öelnud, et rõõm ei püsi paigal. Et rõõm ei saa lihtsalt paigal püsida, kui see on meie sees, siis see lihtsalt kiirgub välja, ei ole võimalik, et see jääb ühe koha peale. Ja teate mis, ma julgen öelda seda, et minul ei ole seda väärtust alati olnud kõige lihtsam välja elada. Vahetevahel ma olen tundnud, et tegelikult nagu lihtsam on olla selline natuke nagu kuidagi kurb või mitte kurb, aga selline nagu pahur ja mitte nagu rõõmus. Võib-olla isegi pahur, aga lihtsalt olla selline neutraalne, et midagi emotsioon nagu otseselt ei väljenda või nagu mingit elavust nagu kaasa ei anna. Aga ühel hetkel ma sain aru, et tegelikult rõõm ei olegi emotsioon. Et see üldse ei taandugi emotsioonile, vaid see taandub tegelikult elustiilile. Nii et see on see, mis tegelikult rõõm tähendab. Ollagi nagu rõõmus, näidata enda elustiiliga välja. Ja see on hoopis võib-olla midagi muud. Võib-olla ma ei peagi kogu aeg nagu tõstma käsi püsti ja suu on kõrvuni. Võib-olla see on kuidagi teistmoodi, aga kui sa oled rõõmus, siis see kiirgab sust välja. Ei ole võimalik, et inimene vaatab sinu peale, ütleb, ma olen täiega rõõmus, aga see kuidagi välja ei paista, see peab tulema välja. Ja 3D kogus me tahame samamoodi, me tahame olla elavad. Me tahame tegelikult anda maksimumi, mis me saame. Ja varsti järgmine seeria, mis tuleb 3D kogudes, räägib nagu kuninga karakterist ja seal on 6 ägedat tüüpi me enda koguduses, kes jutlustavad ja mina ja Sven Joonatan ei ole üks nendest, et see saab põnev olema ühel hetkel. Aga teate mis, seal me keskendume ühele sellisele mehele nagu Taavet, kuningas Taavet, kes elas ja tema nagu Piibel ütleb seda, et oli nagu Jumala südame järgi mees. Ja ma mõtlesin selle peale, olen lugenud viimastel päevadel nagu rohkem tema psalme, mis ta ise kirjutas. Mõtlesin, huvitav, miks tema oli Jumala südame järgi mees ja ma olen aru saanud sellest, et ta väljendaski iseennast. Ta väljendas nii väga, nii tihti seda, et ta armastab Jumal, mida ta teha tahab ja ta nagu elas seda välja. Rõõm ei püsinud tema sees paigal ja samamoodi rõõm ei saa püsida meie sees paigal, sellepärast et Jumal on andnud meile nii palju põhjust, miks olla rõõmsad ja miks rõõmustada. Ja ma usun, et sellel hetkel, kui me hakkame 3D kogudes rõõmsad nagu olema, siis tegelikult ka inimesed näevad, et midagi on meie sees rohkemat. Kui me lihtsalt jääme niimoodi paigale ja kuidagi nagu norutame kuskil nurgas, siis pole põhjust, miks inimesed arvavad seda, et kristlased ongi kuidagi sellised hästi nagu kuivikud ja kuidagi nagu sellised nagu hästi nagu kurvad oma ette kuskil nugrutsevad. Võib-olla vahest me oleme ise lasknud sellise pildi maalida, mitte et inimestel on vale pilt, vaid inimestel ongi selline pilt, nagu me oleme ise välja elanud. Nii et kui me tahame tõesti, et Jeesusest saaks parim sõnum esitletud, siis me peame ka enda emotsioonidega nagu kaasa elama. Näitame seda excitementi, mis meil on sellest. Me tunneme Jeesust isiklikult kuningana. Nii et see tähendab tegelikult hingega olla kaasas. Rõõm ei püsi paigal. Ja 3D kogus ma tõesti usun, et kui me kõik tegelikult elame välja sellist kultuuri, siis lõpuks see nakatab. Ja see saab olema veel elavam kui meie eestlus siin ja meil on hea nagu võrdlusmoment meie ühiskonnas. Võib-olla inimesed vahest me toome ise endale ka seda vabandust, et ma ei saa olla elav, sellepärast ma olen eestlane. Aga mis jaburus see on? See on tegelikult nagu absurdne, sellepärast et meie kristlastena, meie identiteet ei olegi meie rahvuses siin, vaid meie identiteet on meie loojas kuningas Jeesuses Kristuses ja tema identiteet on see, et ta elab ennast välja. Nii et mõistusega, jõuga, hingega ja mis veel, siis armasta enda südamega. Südamega. Nii. Süda. Teate, mis me 3D kogus usume südame kohta? Me usume, et kõige parem nagu indikaator, mis näitab seda, kus meie süda on see, kuidas me enda raha kasutame. Seal, kus on raha, seal on süda. See on see fraas, mis me kasutame. Ja teate, mis? See on minu meelest nii tõde. Sellepärast, et ma olen näinud enda elus seda ka. Kui vaatan nagu
kuhu näiteks mina või mu abikaasa raha paneme, kui panustame palju söögi peale, see näitab seda, et meil on kõht väga oluline, meile meeldib nagu mingid maitseelamused, võib-olla osadele inimestele meeldib kinos käia, panustatakse sinna palju raha, võib-olla mingid trennid, mingid muud hobid, kõik raha kulub sinna, mis iganes meile korda läheb tegelikult, sinna liigub meie raha samamoodi. Ja teate mis? Kui meie siin kristlastena väidame seda, tõesti me armastame Jumalat, me usume sellesse, me tahame muuta seda maailma, me panustame kogudusse, siis seega, kuidas me enda raha kasutame, peaks samamoodi väljendama. Ja see on hea indikaator näitamaks, kus meie süda on. Ma ütlen, ma olen olnud kristlane nüüd juba nagu vähemalt 10 aastat tõesti järgnenud Jeesusele ja nii palju, kui ma ise mäletan, siis põhimõtteliselt võiks öelda eranditud, ma olen alati mõelnud vähemalt 10% minu sissetulekust läheb tagasi Jumalale. Sellepärast ma usun sellesse, et tema on minule kõik andnud nagunii. Ma usun sellesse, et ta saab seda kasutada palju paremini, kui mina võib-olla oskan ette kujutada. Ja läbi selle tegelikult ma olen saanud enda nagu panuse kaudu kaasa elada sellesse, kuidas inimeste elud on muudetud. Ja ma tean seda, et võib-olla tänu sellele, et ma olen andnud mõne üksikugi euro kuhugi, võib-olla tänu sellele, et on saadud ostetud võib-olla seesama kaamera ja tänu sellele, et sina saad kuulda sellest sõnumist Jeesusest. Ma olen näinud, kuidas nii paljud inimeste elud on tõesti saanud muudetud ja teada sellest, et vau, ma olen andnud enda panuse, tõesti, ma olen enda südamega ka näidanud, et mul läheb see korda, see on nagu suur asi. Ja kui sa oled võib-olla täna olnud koguduses ka selles mõttes, pole nagu enda südamest nagu andnud kõike või võib-olla sinu rahakasutus on kuidagi olnud selline, et ma ei tea, kas ma usaldan Jumalat ja ma ei tea tõesti, kas see on nagu seda väärt, siis ma ütlen, see on parim võib-olla, mis sa saad teha, see on sinu järgmine samm. Hakata tõesti enda südamega samamoodi armastama Jumalat. Ja see on sisuliselt siis need 4 väärtust, mis võtavad kokku selle nagu tänase sellise põhipointid, kui Jumal on tõesti muutud meie elu ja me usume seda, et muudetud elud muudavad maailma, siis see on, kuidas me muudame maailma. Kõigepealt ma armastan Jumalat enda mõistusega ja samamoodi inimesi, kes on meie ümber. Ehk siis ühtsus tuleb ühisest visioonist. Me mõtleme selle plaani välja, kuidas me tõesti edastame seda sõnumit Jeesusest. Me teame seda, et teenimine on kõikide privileeg, me paneme reaalselt enda käed külge, paneme musklid külge, tõstame kasti, kui on vaja, pühime põrandat, kui on vaja, mis iganes. Hingega armastame samamoodi Jumalat. Me tegelikult teame seda, et rõõm ei püsi paigal, me elame välja, me näitame, oleme elevad sellest, mis Jumal teeb. Ja lõpuks me süda samamoodi sellest, kuidas me enda raha kasutame, tõesti, mis meil lõpuni meie sees on, mis meile kallis on, selle me tegelikult samamoodi usaldame Jumala kätte. Nii et see on hea selline nagu piltlik nagu mehike, mis oma 4 elemendi kaudu tegelikult näitab seda, et tema elu on muudetud ja ma küsin, kas sinu elu on tegelikult täna muudetud. Kas sa saad öelda, et kõik need 4 valdkonda sinu elus on samamoodi Jumala käes ja tõesti sa oled usaldanud maksimaalselt tema kätte? Või sa tegelikult mingis kohas omad kontrolli? Ja tead mis? Kui me võtame ühe nendest valdkondadest ära, siis tegelikult kogu see pilt kokku. Sest näiteks, kui me võtame ära hinge, kui me nagu võtame ära kõik selle elevuse, selle excitement'i, selle rõõmu meie seest, siis seesama mees muutub sunnitööliseks. Kuida ette sunnitöölist nagu. Justkui paneb enda käed külge või panustab sinna ja nagu ka mõistab, mida ta peab tegema, aga tegelikult on nii loid ja kuidagi kurb, siis tegelikult Jumal ei oota, et me oleks sunnitöölised. Jumal ei taha tegelikult, et me oleksime sellised nagu vaevanägijad lihtsalt nii, et me ei saa rõõmu sellest tunda. Aga samamoodi, kui me näiteks võtame ära enda jõu, võtame selle jõupositsioonist ära, siis me oleme lihtsalt pealtvaatajad. Võib-olla me isegi anname mingit raha kuhugi ja karjume kuskilt kaugelt kaasa, et pange, aga tegelikult me ise midagi ei tee. Jumal ei taha, et me oleksime pealtvaatajad. Ma võin seda garanteerida. Samamoodi, kui me võtame selle mõistuselemendi siit ära, lükkame enda nagu mõtted eemale, siis mis juhtub sellega, on tegelikult see, et me hakkame selliseks nagu taidlejateks muutuma. Lihtsalt nagu teeme mingisuguseid asju, panustame küll kuhugi, aga me ei ole selles suures visioonis kaasas ja lõpuks me ei täida seda maksimaalset potentsiaali, me üritame üksi midagi teha nagu. Jumal tegelikult ei taha, et me enda mõistust selle samamoodi ära võtaks. Või kui me siit lõpuks võtame ära südame, siis me muutume lihtsalt teesklejateks. Et me lihtsalt nagu elus nagu kuskilt väliselt kõik nagu tundub justkui korras ja me oleme täiega kaasas, aga tegelikult kuskil südamel meie sees me ei ole tegelikult lõpuni Jumalat usaldanud. Ja see ei ole samamoodi see, mida Jumal igatseb. Nii et ma küsin sult, kas sa oled täna tõeline nagu Jeesuse Kristuse järgi, kes armastab täiega oma Jumalat või sa oled, võib-olla sa oled lihtsalt siis kuskil sunnitöölise faasis, võib-olla sa oled kuskil pealtvaataja, võib-olla sa oled taidleja, võib-olla sa oled hoopis selline siis mis siin, oota, lõikan pärast selle juurde sinna. Võib-olla sa oled siis teeskleja,
mis iganes tegelikult sinu elus praegu on, siis mõtle järgi ja ma mõtlen ise samamoodi, mis on see valdkond, mida võib-olla mina pean täna järgi aitama selleks, et olla parem Kristuse järgi, et paremini tegelikult näidata välja, et ma armastan Jumalat kõigega, mis mul on. Ja ma usun, et kui need 4 valdkonda on meie elus muudetud, siis lõppude lõpuks me saame ka muuta seda maailma. Tõesti, siis me saame jõuda selle sõnumiga Jeesusest inimesteni, kes on kaugel temast ja see on see, mille pärast tegelikult me seda kõike teeme. Nii et praegusel hetkel küsi iseenda käest, kus olen mina, kui sa oled täna seal punktis, kus sa ei tunne Jeesust, siis sinu järgmine samm on see, et sa täna saad kristlaseks, Jumal võiks su elu muuta, aga see on lõpuks sinu otsus. Kui sa oled juba täna kristlane, siis tähista, rõõmusta sellest ja mõtle, kas mõni nendest valdkondadest vajab ehk natuke järgi aitamist. Võib-olla on kuskil seal astuda järgmine samm sinu elus, et sa saaks olla täiega nagu kaasarmastaja ja tõesti Jumala nagu Jumala teener, Jumala muudetud elu, kes siin maailmas saab esindada siis Jeesus Kristust. Nii et nüüd ma tahaksin anda üle campus pastoritele selle võimaluse, nii et nad räägivad edasi, mis on sinu konkreetne praegu järgmine samm. Aitäh, et ma sain jagada teiega seda sõnumit, mis Jumal pani mu südamele.